olen Müü ja treenin Hollandis. Tulin esimest korda Hollandisse aastal 2014, kui valmistusime EM-ideks oma eelmise poni Blackwood & Rockiga. Tulin esmakordselt Hollandisse, et juba talvehooajal ettevalmistusi teha, aga kuna oli näha, et areng oli väga suur selle paari kuu jooksul, siis jäigi otsus, et jääme siia, et veelgi rohkem ennast täiendada. Hobused on mul Stallwilgenhofis. Lisaks on mul ka väike kodutall samas külas lähedal. Tulen tavaliselt hommikul kell 9 talli. Alustame koos abilisega bokside tegemisega ja kõik hobused lähevad välja. Siis hakkan peale seda kohe ratsutama. Hobuseid on hetkel kokku 8. Nii enda omad, klientide omad ja võtan ka müüki. Alustan siis päeva siin ja kui hobused on siin kõik tehtud, siis mul on veel kodus mõned hobused, kes on vaja ära teha. Lisaks on mul ka paar õpilast, kellele annan regulaarselt trenne ja aitan probleemide lahendamisega. Mind treenib Peeter Keering. Peeter on väga suurte kogemustega treener ja sportlane, kes leiab kindlasti igale hobusele õige lahenduse. Paneme hästi palju rõhku just sellele, et hobune toimiks ja kõik peaks olema tasakaalus, rahulik ja ühtlane. Kuna ekspert on hobune, kes läheb väga kiiresti keema, siis ta vajab hästi palju rahu. Aga siiski, kuna ta on väga laisk ja iseloomukas hobune, nagu näha, siis ta vajab ka päris palju distsipliini, mida oleme treenides Peeteriga väga palju õppinud. Võistlustel käime tihti. See nädal on näiteks 2 võistlust olnud, vahepeal on lausa 4 võistlust, nii et see täiesti oleneb. Ja võistlusi on palju, et just hobuseid arendada. Ega me kodus tegelikult väga palju ei hüppagi, vaid eriti noori hobuseid ja mitte nii kõige kogenumaid. Lihtsalt lähme võistlema ja kogume sealt pidi rohkem kogemust. Kuna nii rahvuslikku kui rahvusvahelisi võistlusi on palju, siis õnneks on mul vedanud ja mul on kodus väga tugev tiim, kes saab minu äraolekul hobustest väga head hoolt kanda. Järgmine eesmärk on siis juba 1 kuu pärast toimuvad Euroopa meistrivõistlused, kus osalen ilmselt eksperdiga. Euroopakateks oleme siis igatepidi ette valmistanud, hästi palju teinud rahvusvahelisi võistlusi kõrgel tasemel, mida on siin ümberringi väga palju. Lisaks teeme võhmatrenni taga ja ratsustame natuke rohkem ja teeme palju latte ja erinevaid harjutusi, et tuju siiski positiivsena hoida. Lisaks hobuse vormis hoidmisele käin ka ise regulaarselt jõusaalis ja pilatese trennides, et mõlemat pidi see asi töötaks. Tegelikult see kõik ei ole nii lilleline kui välja paistab, et tööd peab väga palju tegema. Kogu aeg peab ennast tõestama teistele, sest et Euroopas on sadu inimesi, kes teevad täpselt sama palju tööd kui sina. Peab alati nullist alustama ja siis alles hakkavad võimalused avanema, kui sa tõesti oled endas maksimumi andnud ja seda teistele näitanud. Peale euroopakaid on plaan ka minna Eestisse meistrikaid sõitma kuuks ajaks, nii et stay tuned!